Riigikogu opositsioonierakonnad otsustasid tänasel kohtumisel, et jätkavad umbusaldusavalduseks valmistumist, aga annavad nädala peaminister Kristen Michalile, et ta rahandusminister Jürgen Ligi ise lahti laseks. Jürgen Ligi ei oska juhtida riigieelarvet ja see laenumaht, mis on 4 aasta jooksul veel kasvab, on ju meeletu ja me peame seda kõike teenindama. Samal ajal võetakse maksu küsimustesse otsuseid vastu, mis veelgi viivad meie eelarve miinusesse ja eelarve ei ole jätkusuutlik. Ja kogu selle tegevuse juures Jürgen Ligi lihtsalt süüdistab kõiki teisi, kaasa arvatud Eesti rahvast, ja naeruvääristab kogu seda olukorda ja see ei ole lubatud. Jürgen Ligile võib kõiki asju ette heita, aga kui me nüüd ära struktureerime, siis esimene asi on see, et Eesti riik on pankroti kursil. Ja seda juba 5 aastat järjest, kui reformierakondlased on teinud meil eelarvet korda, nagu nad ise rääkisid. Ehk siis Kaja Kallase Kristen Michali peaministriks oleku ajal, Mart Automaks Võrklaeva rahandusministriks oleku ajal, Anneli Akkermann, meil on vastutustundlik eelarve ja Jürgen Sööge konserve ja pesemata kartuleid. Ligi on meile siis 5 aasta jooksul 2-kordistunud riigivõla ja enda prognoosi järgi järgmise 4 aasta jooksul 2-kordistub see tänane seis veel uuesti. Ehk riik on pankroti kursil. Muidugi ei ole Kristen Michalil plaani Ligi lahti lasta ja mingil hetkel läheb tavapäraseks umbusaldamiseks. Tähtaeg Michalile on lihtsalt umbusaldusprotsessi värvikamaks muutmiseks ja teema pikemalt esile olemiseks. Lõpptulemusena tavaliselt umbusaldused läbi ei lähe ning need harvad korrad, kui see Eesti ajaloos on läbi läinud, on tulemuseks valitsuskriis. See oleks väga roosiline ja ilus stsenaarium, kui valitsusvahetus meil ees seisaks ja me praegusest valitsusest vabaneksime. Aga tõenäoliselt see siiski nii ei lähe, et kui juhtub tõesti nii, et Jürgen Ligit umbusaldatakse, siis ma usun, et Kristen Michal küll võimust lahti ei lase, et siis on nii-öelda sunnitud valitsusremont. Kuidas aga Jürgen Ligi ise kommenteerib enda kohal rippuvat umbusaldusprotsessi? Kuid selle vastuseni jõuame väikese kõrvalpõike kaudu. Küsime kõigepealt, mida arvab Läänemets, et Ligi vastab. Jürgen Ligi jääb selliseks arrogantseks ja üleoleva suhtumise juurde, ma arvan, selle juures, et see ongi, ma arvan, kõige kohatum ministrist, et ta näeb ainult siis iseennast ja ennast kõige õigema mehena. Tegelikult ma ju argumenteerin, ega see, kui inimene jääb lolliks argumentatsioonis ja tal midagi muud öelda ei ole, et siis ei ole aus debatt. Aga maksud suured, kuulake OECD ja IMF-id, kas meil on suured maksud, nemad võrdlevad tegelikult. Vaadake statistikat, kas meil on kõrged maksud. Jah, ebameeldivad samme on, aga meil on ka kaitsekulud väga kõrged. Nii et me ei pane seda kuhugi kõrvale, meil vastupidi on probleem, et maksud ei kata ära meie kaitsekulusid, see on meie probleem. Ja mitte see, et rahandusminister seletab, vaid see, et poliitikud armastavad teha pigem nägusid ja luua muljed, kui päriselt analüüsida oma otsuseid ja põhjendada. Opositsioonierakondade kinnitusel on kõik nende liikmed umbusaldamisega nõus ning lisahääli tuleb ka fraktsioonita Riigikogu niinimetatud aknaalustelt. Samuti tahtvad Ligi umbusaldada mitmed reformierakondlased. Arvestades seda, milline rahulolematus Reformierakonnas rahandusinimeste seas on tänase riigieelarve riigi rahanduse seisukorraga ja seda, et neil tõesti vähemalt Kristen Michali juhitud siis Reformierakonna Riigikogu valimisnimekirjades väga positsioone ei anta. Ma ütlen, et tõenäosus on olemas, et keegi sealt protesti tuleb avaldama. Aga kui palju nendes juttudes on tõepõhja, selgub muidugi alles hääletusel.